Kõigepealt võib-olla seda, et näitus on esimene olulisem üle 10-aastase pausi isiknäitusena. Ja ma püüan, esiteks ma käitun nagu kunstnik ikka. Käin oma tööd välja, üleval on, ülemises saalis on pigem kontseptuaalsemad tööd, all on samuti kontseptuaalne fotoseeria, kuid oma vormilt palju meelelisem ja arvatavasti lihtsam vastu võtta. Aga näituse tagapõhi, nagu pealkiri juba natuke salapäraselt viitab, on selline olemuslik põhjapanev probleem, ehk siis kaasaegse kunsti roll meie ühiskonnas ja kaasaegse kunstniku võimalik tulevikuroll. Kõlab küll väga üldiselt, aga see nii-öelda probleem on minu arust seal, et kaasaegne kunst seisab paigal, ta on küll instrumentaliseeritud, toimib väga kenasti, väga suurelt paisunud kunstitööstuse kontekstis, aga mulle tundub, et ta ei paku piisavalt ühiskonnale laiemalt mõeldes, et ta just nagu seisab paigal. Tööd on uued, sellele näitusele loodud, see protsess on väldanud juba rohkem kui pool aastat isegi, kuigi muu hulgas on seal ka üks töö, mis sisaldab vanemaid töid. Aga ma ei saa päris kõike praegu avada. Põhimõtteliselt inimeste publiku peale mõeldes võtan mina seda näitust kui suhtlusplatvormi, kui sellist võimalust diskuteerida ja arutleda kunsti toimimise üle meie sootsiumis. Kui ideedest rääkida, siis pigem on kõik tööd uued selles mõttes, et nad ei ole üles korjatud, ma ei tea, 10 või 15 aasta tagusest ajast, konkreetsete ideedena. Küll aga kui ma nüüd olen reflekteerinud oma 15 aasta tegevust kunstnikuna, siis mulle tundub, et on korduvad teemad nagu seesama kunstniku roll, kunsti roll ühiskonnas on pidevalt seal olnud ühel või teisel viisil, ma puudutan seda kogu aega. Üleval on paar videot, üks valgusinstallatsioon ja ütleme siis skulptuuritaolised esemed, paar tükki. Ja üks neist on pigem oma olemuselt on ta laud, mille ümber on võimalik istuda, vestelda, arutleda. See on galerii ülemises saalis ja galerii alumises saalis on fotoportreede seeria nimega Ekstaasi portreed. Tegelikult ma püüan välja käia, ma püüan vähemalt projitseerida ideed tuleviku kunstnikust või õigemini nende inimeste rollist, keda me tänapäeval peame kunstnikeks, nende tundlikkuse, nende oskuste ja nende kultuuri või kunstiloo tundmise juures. Ma tunnen, et see on selline kildkond inimesi, kes on alati olemas olnud, ükskõik kuidas me neid ka nimetame, aga tegelikult ma sooviksin ja mulle tundub, et aeg on küps loobuda kunsti nimemaagiast, kunstniku sellisest mis iganes rollist, nagu me täna seda tunneme ja ma soovin, et sellele kildkonnale inimestest leiduks uus toimimisviis, uus roll. Muidugi seda ei saa teha niimoodi nagu sõrmenipsuga, et nüüd täna me otsustame, et me enam ei ole kunstnikud või et need ja need inimesed ei ole enam kunstnikud ja me lihtsalt nimetame nad ümber, vaid pigem, et me saaksime täna otsustada, et me hakkame uues suunas liikuma
me ei kustuta kogu seda kunsti ajalugu, me ei ütle, et hei, manifestatiivselt, et see kõik, mis on olnud, see ei kõlba enam, vastupidi, see kõik on väga vajalik, aga et me võiksime hakata liikuma selle uue loova inimese suunas, mida ma hästi tinglikult praegu nimetan praktiseerivaks visionääriks. Ma arvan, et see sõnapaar on piisavalt inspireeriv. Kindlasti on see kohmakas, aga vähemalt ma käin midagi välja ja selle toimimiseks ma kujutan ette, et alustada tuleks haridusest. Nii et see oleks palju põhjapanevam, palju suurem protsess, miski, mida mina üksi kindlasti ei suudaks ellu viia ja seetõttu ka fantoomplatvorm. See kujund metafoorina fantoomkeha on laenatud neuroteadlastelt. See ei ole mingi uus fenomen, aga see tähistab sellist kummalist fenomeni, kus inimestel, kellel juhtumisi on kas mõni jäse amputeeritud, on selline aisting, nad tunnevad, et see kehaosa on endiselt olemas, nad tunnevad võib-olla selle valu. Ja selle fenomeni uurimisel siis on leitud, et ilmselt inimesel on kaks keha, füüsiline ja siis selline tajutav keha või tunnetatav ehk fantoomkeha. Ja ma kasutan seda kui lihtsalt metafori. See on nagu tööriist või selline idee kui tööriist, mida ma olen oma töös kasutanud viimase 6-7 aasta jooksul. Et ületada olukordi, kus ma ei suuda edasi minna, et ütleme niimoodi, et ma püüan midagi uut välja mõelda ja me kõik oleme sellises olukorras olnud, siis selle jaoks, et kuidagi võimatust olukorrast väljuda, ma lihtsalt kujutan ette selle objekti omadusi, selle omadusi, mille suunas ma liigun ja ma annan talle nimetuse. Tinglikult ma nimetan seda fantoomplatvormiks, see on lihtsalt selline nagu abivahend. Mõttekaaslasi tuleb ju loomulikult otsida, eks ole, me kõik vajame tuge, ükskõik millega me tegeleme, eks ole. Antud juhul ma tunnen, et see ongi minu panus, et ma lihtsalt tulen ja viitan millelegi ilmselgele. Tervikuna lihtsalt öelda kõige kaasaegse kunsti kohta, et see on elitaarne, on vale. Kindlasti on osa sellest elitaarne, ülejäänu jällegi võib-olla mitte. Minu definitsioon väga heast kunstiteosest on see, et ta peab toimima lihtsalt, ta peab olema ligipääsetav, miski temas peab olema piisavalt atraktiivne, et ükskõik kes suudaks sellega juba mingisugusel mõnusal moel suhestuda. Ent süvenedes ilmneb rohkem ja rohkem uusi tasapindu, uusi leiereid, nagu inglise keeles öeldakse. Sul on võimalik süveneda. Ehk siis, et ükskõik kui komplitseeritud või keeruline või elitaarne ka teos ei oleks, ta peaks olema selgelt vormitatud ja sul peaks olema, kui me kujutleme ette näiteks kappi, selle kapi uksevõti, et sul on võimalik läheneda talle. Võib-olla elitaarsus ei tuleks pähegi näiteks kaasaegset kunsti käsitledes, kui me natukenegi teaksime sellest midagi. Kui me koolis saaksime haridust, mis kõneleks meile töödest, mis on tänapäeval loodud ja kaoks see elitaarsuse probleem. See ei ole midagi elitaarset, kui lihtsalt teada taustsüsteemi. Ma arvan, et kõik võivad tulla ja leida oma osa, jagada neid mõtteid pärast või hoida endale. See ongi üks kunsti, nagu me seda täna tunneme, müsteeriume.